12. oktoobril 1939. aastal, külmal sügishommikul, mil Tallinna tänavatel käis inimesi vähe ja lehed kraabisid vastu kivisillutist, toimus Riigikantseleis üks neist stseenidest, mida ajalugu harva protokollib, kuid mida ta ei unusta kunagi. Mees, kes oli 15 aastat ehitanud Eesti sisejulgeolekusüsteemi oma kätega, laost vundamendini, tellisesse, andis üle paberid, mille all oli tema allkiri, ja lahkus ruumist, kus otsuseid tehti. Ta ei tülitsenud. Ta ei vandunud. Mees, kes oli harjunud käskima, täitis seekord korraldust, mis tuli kellelt muult kui mehelt, keda ta ise oli kõige kauem ja kõige truumalt toetanud. Ja see mees, Konstantin Päts, istus samas hoones, vaatas akna taha ning ootas, kuni uks sulgub. 2 nädalat varem, 18. septembril, oli Tallinna sadamast põgenenud Poola allveelaev nimega Orse. Väike, hallikaplekist ehitatud veealune laev, mille põgenemine muutis suurte riikide mängulaual ühe nupukese asendit. Nõukogude Liit haaras sellest intsidendist kui ettekäändest, süüdistades Eestit suutmatuses oma neutraalsust kaitsta. Eenpalu valitsus oli äkki sattunud olukorda, kus iga valik tundus halvem kui eelmine. Ja siis tuli Moskvast ultimaatum, mille suhtes Päts, Laidoner ja Eenpalu tegid otsuse, mis ei kujundanud ümber mitte ainult Eesti ajalugu, vaid Kaarel Eenpalu isiklikku saatust eriti. Vaadake seda kuldraami fotot, mis on pärit 1938. aastast. Sellel fotol seisab Kaarel Eenpalu uhkes tumesinisel taustal, rinnal ordenid, pilk enesekindel ja rahulik nagu mehed, kes teavad, et neil on asi käes. Ta on parajasti saanud peaministriks, ta on oma võimu tipus, ta on selle riigi üks tuntuimaid ja kardetumaid mehhanisme. Nüüd mõelge, et selle foto tegemisest möödub vaevalt 1,5 aastat, kui sama mees istub oma talus Arukülas, lükatakse poliitikast kõrvale ja siis tulevad teist sorti mehed, teist sorti mundrites ning viivad ta ära. Kes otsustas, et Eenpalu peab minema? Miks pidi just tema olema see, kes maksab hinna eest, mida kõik ühiselt tegid? Ja kas mees, kes teadis nii hästi, kuidas riigiaparaat töötab, sai tegelikult aru, et temale mõeldud lõks on juba kinni löödud? Tänases uurimuses pöördume tagasi ühele Eesti ajaloo kõige valusama küsimuseni. Mitte niivõrd küsimus sellest, miks Eesti kaotas iseseisvuse, see on eraldi ja keeruline lugu. Vaid küsimus sellest, mis juhtus 2 mehe vahel, kes olid 15 aastat töötanud õlg õla kõrval. Mis juhtus sel hetkel, kui ühel mehel oli vaja ohverdada teine, et ise püsima jääda? Ja mida see reetmine, sest see oli reetmine, olgu seda nimetatud kuidas tahes, räägib meile võimust, lojaalsusest ja hinnast, mida mõned inimesed maksavad ilma, et keegi nende eest kunagi selgitusi annaks. Kaarel Eenpalu ei sündinud poliitiliseks meheks. Ta sündis 1895. aastal talupoja pojana ning ta kasvas üles maailmas, kus Eesti riiki veel ei eksisteerinud. Vabadussõda oli see, mis tegi temast sõduri ja sõdurist kujunes riigimees. Tema varasem nimi oli Karl August Einbund, lihtne saksa päritolu perekonnanimi, ja 1935. aastal, täpselt sel perioodil, mil ta ise viis läbi rahvuslikku nimevahetuskampaaniat, võttis ta omale nime Kaarel Eenpalu. See nimi on ilus ja eestilik ja täis ideoloogilist kaalu ja selles peitub üks selle loo valulisemaid iroonia. Mees, kes tahtis luua puhast Eesti riiki oma rahvusliku identiteediga, suri Venemaa muldades numbrina, millel polnud enam nime. Tema tõus oli järjekindel ja vankumatu nagu tema iseloom. Siseministrina 20. 6. valitsuses 1920. kuni 1926. ning uuesti 1933. kuni 1938. oli Eenpalu see mees, kelle lauale tulid kõige ebameeldivamad toimikud. Kommunistide põrandaalune organisatsioon. Eenpalu. Vapside rahvuslikud liialdused. Eenpalu. Meediatsensuur. Eenpalu. Ta oli nagu riigi immuunsüsteem, nähtamatu ja tõhus, töötades taustal, et organism püsiks tervena. Kuid mis juhtub immuunsüsteemiga siis, kui organism otsustab, et see on muutunud liialt ohtlikuks? 12. märtsil 1934. aastal kehtestasid Konstantin Päts, Johan Laidoner ja Kaarel Eenpalu sõjaseisukorra. Ajaloos on seda nimetatud veretu riigipöördena ja see oli tõepoolest vereta, kuid mitte sellepärast, et see oleks olnud kergete kavatsustega samm. See oli vereta sellepärast, et kõik vajalik oli ette valmistatud täpselt ja professionaalselt, nagu Eenpalu kõike tegi. Järgnevatel nädalatel ja kuudel oli just Eenpalu see, kelle käed jäid kõige mustemateks.
Tema oli see, kes kehtestas tsensuuri. Tema oli see, kes sulges erakonnad. Tema oli see, kes saatis vapsid, need rahvuslikud radikaalid, vanglasse, sealhulgas mõned, kes polnud muud kui idealistlikud noored mehed, kellel olid lihtsalt valed poliitilised ideed vales ajaloohetkes. Päts seisis ees ja andis käske. Laidoner hoidis sõjaväge korras. Aga Eenpalu oli see, kes operatsiooni teostas. Ta oli režiimi kõva käsi, nagu ajaloolased on teda iseloomustanud, ja ta kandis seda rolli ilma kaebamata, sest ta uskus siiralt, ausalt ja täielikult, et ta teenib riiki, mis on suurem kui ta ise. See usk oli tema tugevus. Ja see usk sai lõpuks ka tema hukatuks. Kui küsida, miks Päts valis just Eenpalu kui mehe, kelle kanda jäi kõige raskem koorem, on vastus lihtne ja külm, sellepärast et Eenpalu oli piisavalt tugev, et seda koormat kanda, ja piisavalt lojaalne, et mitte protestida. Diktaatoritele on alati vaja selliseid mehi, kes teevad musta töö, vaikusega, kes ei küsi, kes ei moraliseeri, kes saavad korraldusest aru ilma, et seda kirjutataks maha. Eenpalu oli see mees. Ja 15 aastat täitis ta seda rolli nii hästi, et arvatavasti ei osanud ta isegi ette kujutada, mis juhtub siis, kui tema kodu ees peatuvad päris huntid, mitte lihtsalt kodumaised oponentid. Kas Kaarel Eenpalu teadis, et ta ehitas maja, mille võtmed pole kunagi olnud ainult tema käes? Oli üks dokument, mis oleks pidanud muutma kõike. Või vähemalt, mis oleks pidanud andma märku sellest, et miski on muutumas. 23. augustil 1939. aastal allkirjastasid Vjatšeslav Molotov ja Joachim von Ribbentrop Moskvas lepingu, mis jagas Euroopa 2 huvisfääriks ja mille salaprotokolle ei teadnud lääs ametlikult veel 10 aastaid, kuid mille vari langes kohe Baltikumi peale kui tihe, läbipaistmatu udu. Tallinn oli sel suvel rahutu rahutusega, mida inimesed tunnevad, kuid mida nad ei suuda nimetada. Linnas käis inimesi, ajalehti müüdi, kohvikutes vesteldi, kuid need, kes teadsid, mida otsida, nägid diplomaatilisi autosid, mis seisid kauem kui peaks, nägusid, mis muutusid äkki ettevaatlikuks, uudiseid, mis jõudsid kohalikesse lehtedesse viivitusega, nagu oleks neid keegi hetke läbi sõelanud. Eenpalu valitsus oli sel ajal juba 1,5 aastat vana. 9. mail 1938. aastal oli Kaarel Eenpalu saanud Eesti Vabariigi peaministriks, see oli tema karjääri tipp, tema elutöö kroon. Ta oli ehitanud süsteemi, ta oli karastanud seda vastu kommunistliku maailmarevolutsiooni ideesid, ta oli teraseks teinud selle vastu omamaiste ekstremistide nõudmisi ja nüüd istus ta lõpuks seal, kus asja aetakse, mitte ainult käsikirja täidetakse. Tal olid oma ideed ja oma nägemus. Ta uskus, et Eesti on tugev, et Eesti on kaitstud, et Eesti on elanud piisavalt kaua, et omada suveräänsust, mida ei saa nii kergesti ära võtta. Kuid 1939. aasta september oli julm korrigeering sellele usule. 19. septembril, üks päev pärast Poola allveelaeva Orse põgenemist Tallinna sadamast, saabus Moskvast esimene sõnum. Sõnum, mis sisaldas sõna läbirääkimised, kuid mille toon ütles selgesti, see pole läbirääkimine. See on ultimaatum. Eesti välisminister Karl Selter sõitis Moskvasse, kandes kaasas Eesti valitsuse lootusi, Eesti rahva süütust ja pealtnäha diplomaatilise delegatsiooni mantlit, kuid see mantel polnud temale tehtud ja seda teadsid kõik pooled. Tallinnas, Toompeal istusid Päts, Laidoner ja Eenpalu ning arutasid. See kohtumine, täpsemalt need kohtumised, sest otsust ei tehtud ühel päeval, on üks Eesti ajaloo kõige sagedamini uuritud ja kõige vähem dokumenteeritud hetki. Me teame, et Päts kaldus varasest peale alistumise poole. Me teame, et Laidoner hindas sõjalist jõudude vahekorda realistlikult ja ei uskunud, et vastupanu võiks olla edukas. Aga Eenpalu kohta on allikad vastuolulised ja see vastuolu on oluline. Mõned ajaloolased, tuginedes kaudsetele tunnistustele, väidavad, et Eenpalu oli neist 3 ainus, kes tõstis häält vastupanu kasuks. Et ta ütles umbes selliselt, kuidas seda on hiljem rekonstrueeritud, et on olemas erinevus allaandmise ja langemise vahel ja et Eestile võib olla parem langeda 200 000 mehena, kui elada edasi miljoni orjana. Teised allikad väidavad, et ka Eenpalu murdus, et ta nägi numbrites seda, mida Päts ja Laidoner nägid, ning et lõpuks olid kõik 3 ühel meelel. See vastuolu ei ole pelgalt akadeemiline küsimus. Sest kui Eenpalu tõepoolest pooldas vastupanu ja jäi vähemusse, muutub Pätsi tegu 2 nädalat hiljem millekski palju küünilisemaks.
28. septembril 1939. aastal allkirjastati Moskvas vastastikuse abistamise pakt. Eesti andis Nõukogude Liidule õiguse rajada oma sõjaväebaasid Eesti territooriumile. See leping kandis mitmesuguste moonutavaid nimetusi: baaside leping, vastastikuse abistamise pakt, mõnikord isegi sõpruse leping. Kuid need, kes teadsid, mida otsida, ja Eenpalu teadis küll, sest ta oli aastakümneid jälginud Nõukogude ekspansioonisüsteemi, teadsid hästi, mida selle lepingu allkirjastamine tegelikult tähendas. See oli Eesti suveräänsuse esimene ja tõeliselt pöördumatu mõra. Avalikkus reageeris segunenud tunnetega. Osad hingasid kergendatult, sest sõda oli vähemalt praeguseks ära hoitud. Osad tundsid, et midagi on kadunud, kuid ei suutnud öelda täpselt mis. Ajakirjandus, mis oli niikuinii Eenpalu valitsuse ajal tsenseerimise all, avaldas optimistlikke artikleid uuest rahuajastust. See oli kõik hästi korraldatud. Kuid Pätsi peas käis juba teine arvutus. Ta teadis, et baaside leping on avaliku arvamuse silmis kapituleerumine, isegi kui seda ei nimetata nii. Ta teadis, et keegi peab selle eest vastutuse kandma. Ja ta vaatas oma lähiringkonda ning mõtles, kes on piisavalt tugev, et kanda seda koormust. Kes on piisavalt tuntud, et tema lahkumine rahuldaks neid, kes on rahulolematud. Kes on piisavalt lojaalne, et ta ei hakka hiljem rääkima. Eenpalu vastas kõigile nendele kriteeriumitele. Ta oli tugev ja ta oli tuntud ja ta oli lojaalne. Ta oli ka meeldivalt ebapopulaarne teatud ringkondades tänu oma kõva käed poliitikale varasematel aastatel. Ta oli ideaalne patuoinas. Päts otsustas. 12. oktoobril 1939. aastal astus Kaarel Eenpalu valitsus tagasi. Ametlikult öeldi, et Eenpalu lahkub tervislikel põhjustel ja et anda teed laiemapõhjalisele valitsusele. Tegelikult sundis Päts ta lahkuma. Peaministriks sai Jüri Uluots, akadeemiline professor, pehme olemisega jurist, mees, kellel polnud julgeolekuaparaadiga mingit seost, mees, kes oli Moskvale vastuvõetav ja rahvale rahustav. Mees, kes polnud Eenpalu. Kas Päts seletas Eenpalule, miks ta peab minema? Me ei tea seda. Me teame ainult, et lahkumine toimus, et see oli lõplik ja et pärast seda muutus kahe mehe vaheline suhtlus jahedaks. Mees, kes oli 15 aastat teinud ära kõige raskemat tööd, vapside arreteerimine, kommunistide võrgustiku lammutamine, tsensuuri kehtestamine, korra hoidmine, visati kõrvale nagu tööriist, millele pole enam kasutust. Kas Kaarel Eenpalu ootas, et Päts midagi selgitab? Kas ta ootas tänu? Või teadis ta, et sellised mehed ei saa tänu, vaid ainult järgmise ülesande? On olemas üks vähem tuntud detail, mis ühendab Kaarel Eenpalu kogu elutöö ühte traagilisse irooniaringi, ja see detail on nii täpne ja nii julm, et see tundub nagu loodud mõne kirjaniku poolt, mitte tegeliku ajaloo poolt. Kui Nõukogude julgeolekupolitsei NKVD alustas Eestis 1940. aastal massilisi arreteerimisi, kasutasid nad abivahendina midagi väga spetsiifilist, Eesti poliitilise politsei arhiive. Need nimekirjad, need toimikud, need koodid ja kartoteegid, mille oli üles ehitanud Kaarel Eenpalu ise aastakümnete jooksul, pöördusid nüüd tema rahva vastu. Masinavärk, mida ta oli ehitanud kaitseks, sai tööriistaks hävitamiseks. See on metafoor, mis ei vaja selgitust. Kuid see nõuab konteksti. 1920. aastate alguses, kui Eesti riik oli alles noor ja habras ja täis vastaseid nii paremalt kui vasakult, hakkas Eenpalu ehitama süsteemi, mis pidi selle riigi elus hoidma. Ta alustas politseist, mis pidi korraldama kodanlikku elu. Ta liikus edasi piirivalveni, mis pidi kaitsma piiridelt tulevate ohtude vastu. Ta ehitas üles kaitsepolitsei, mis kasvas hiljem poliitiliseks politseiks, ja selle sisesed nimekirjad, jälgimismeetodid ja informaatorite võrgustikud olid oma ajal Baltikumis arvatavasti kõige tõhusamad. Ta oli sellele tööle pühendunud mõistusega, mis ei tunnustanud lünki ega lohakust. Arhiivid olid korrektsed. Toimikud olid täpsed. Nimed ja aadressid ja tegevused ja seosed, kõik protokolliti hoolikalt. Eenpalu uskus, et kord ja täpsus on riigimehelikkuse alus, ja ta realiseeris seda usku iga päev oma töös. Irooniat tugevdab veelgi üks asjaolu, nende samade meetodite ja sama täpsusega, millega Eenpalu oma aastatel oli jälginud kommunistlikke aktiviste, nende aadresse, nende kohtumispaiku, nende sidemeid, kasutasid NKVD ametnikud nüüd neid samu arhiive, et leida üles need eestlased, kes olid potentsiaalselt ohtlikud.
Poliitiline politsei, mille Eenpalu oli loonud tuhandete Nõukogude agentide vastu, sai tööriistaks nende tuhandete eestlaste vastu, keda see politsei oli pidanud kaitsta. Kuid enne NKVD-d ja enne arreteerimist tuli veel üks periood, mis on selles loos oluline mõista, periood Eenpalu elu pärast tagasiastumist 1939. aastal kuni 1940. aasta suveni. Kui Eenpalu lahkus peaministri ametist, tõmbus ta Hellemaa tallu Arukülas. See talu, see samm tagasi maa juurde, see polnud pelgalt poliitiline tagasitõmbumine. See tundub inimesele, kes oli elanud tsentraalse võimu tuumas 15 aastat, nagu vastus küsimusele, mida ta ei suutnud teisiti lahendada. Mida teete, kui teilt on võetud kõik, millele olete pühendanud oma parima aja ja parimad jõud? Te lähete sinna, kust tulite. Sel perioodil, 1940. aasta alguses, kui Nõukogude baasid olid juba rajatud ja nende sõdurid käisid Eesti tänavatel ning Moskvast tulid järjest nõudlikumad signaalid, jätkas Eenpalu elu talus. Ta ei teinud poliitilisi avaldusi. Ta ei liitunud resistentsusega. Ta ootas nagu mees, kes teab, mis on tulemas, kuid kes on liiga väsinud või liiga pettunud selle vastu võitlemiseks. 1940. aasta juunis jõudis lõpp. 17. juunil sisenesid Nõukogude sõjavägede lisamoodustised Eestisse täies ulatuses. Eesti Vabariigi suveräänsus lõppes mitte plahvatusega, vaid summutatud urgitsemisega, bürokraatlike aktidega ja kokkumängitud valimistega, mille tulemuseks oli Eesti vabatahtlik astumine Nõukogude Liitu. 24. juulil 1940. aastat tulid NKVD mehed Hellemaa tallu. Eenpalu arreteeriti. Need, kes on uurinud seda hetke, toovad esile ühe detaili, mis on mäletamisväärne. Eenpalu oli väidetavalt rahulik. Ta ei protestinud. Ta ei ennast kaotanud. Ta tegi seda, mida on kirjeldatud kui vanamoodsa haritud ametniku reaktsiooni absoluutsele vältimatusele. Ta lubas end viia, säilitades väärikuse, mida on raske ette kujutada inimesel, kes astub rongile teadmata, kas ta kunagi tagasi tuleb. Ta teadis, mis teda ees ootab. Ta teadis paremini kui enamik, sest ta oli ise aastaid jälginud ja uurinud seda maailma, kust need mehed tulid. Ta teadis nende kuulamismeetodeid. Ta teadis, kuhu sellised inimesed viiakse ja mis nendega tehakse. Ta teadis, et tema enda loodud riigi julgeolekusüsteem pole temast kunagi suutnud teha staatust, mis oleks kaitsev, sest süsteem ei saanud enam töötada riigi kaitseks, kui riik ise oli okupeeritud. Konstantin Pätsi saatus oli teisel kursil. Ka Päts arreteeriti, see oli tema enda lojaalsuse naiviivsuse vili, kuid Nõukogude võim kohtles teda esialgu erinevalt. Suhteliselt mugavad tingimused psühhiaatriahaiglates, erivanglad, see oli alistuja kohtlemine, mitte vastupanija. Kuni 1950. aastateni hoidis Nõukogude süsteem Pätsi teatud tingimustes, mis ei olnud need, mille ta oleks valinud, kuid mis olid teistsugused kui laagritingimused. Eenpalu saadeti laagritesse. Vjatlagi vanglalaager asus Kirovi oblastis, Venemaa sügavustes. Seal, kus kliima on halastamatu, kus töötingimused on brutaalsed, kus toitlustamine on taandatud miinimumini, mis hoiab inimese just nimelt piisavalt elus, et ta saaks järgmisel päeval tööl käia. Seal suri Kaarel Eenpalu 27. jaanuaril 1942. aastal. Ta oli 53 aastat vana. Ametlik kirjeldus räägib kurnatusest ja haigusest, mida tuntakse düsenteeria nime all. Mees, kes oli armastanud korda ja puhtust, kes oli ehitanud süsteeme täpsuse alusel, kes oli kandnud ordeneid ja seisanud paraadidel uhkes mundris, see mees suri 53 kilogrammi kergem kaugel kodumaast, numbrina süsteemis, mida ta ise oleks vaaginud samade vahenditega. On üks küsimus, mis on ajaloolaste seas endiselt vastuoluline, ja see küsimus on selles loos kõige olulisem. Kas Päts teadis, mis Eenpaluga saab? Mitte pelgalt poliitilises mõttes, et ta kukutatakse positsioonilt, vaid päriselt. Kas ta teadis, kui ta Eenpalu oktoobris 1939. aastal kõrvale lükkas, et see tähendab mehele praktiliselt surmaotsust? Sellele küsimusele pole puhast vastust. Kuid on üks kontekst, mida ei tohi kõrvale jätta. Eenpalu oli see mees, kes 1924. aastal, kui kommunistid üritasid Tallinnas relvastatud ülestõusu, surus selle maha kõige otsustavamal ja karmimal viisil. Sellest mässust osavõtnute seas ja nende toetajate seas oli palju neid, keda Moskva mäletas.
Eenpalu polnud Moskva silmis lihtsalt poliitik, ta oli inimene, kelle käed olid Nõukogude liikumise vere sees, vähemalt Nõukogude vaatepunktist. Päts teadis seda. Laidoner teadis seda. Kõik teadsid, et kui Nõukogude mõju kasvab, on Eenpalu üks esimestest neist, kelle vastu tunti isiklikku kättemaksuhimu. Ja ometi tehti oktoobris 1939. aastal otsus, mis jättis Eenpalu ilma kõigest kaitsest, ilma ametist, ilma institutsioonilisest varjust, ilma diplomaatilisest puutumatusest. Ta jäi talumeheks, kes ootas. See on see, mida ajaloolane Küllo Arjakas ja teised on iseloomustanud kui Batuoina ohverdamist. Päts vajas puhast lehte oma suhetes Moskvaga. Eenpalu kõrvaldamine andis sellele puhtale lehele ühe vähemalt sümboolselt olulise viite. Vaadake, me oleme vahetanud ka kõige karmima mehe, meie politsei peaarhitekti. Me oleme uued, me oleme erinevad, me soovime rahu. Kas see toimus teadlikult? Kas Päts mõtles läbi Eenpalu saatuse viimase sammuni? Või lihtsalt kalkuleeris ta järgmise kuu ja järgmise aasta poliitika ning lootis, et asjad lahenduvad kuidagi? See on küsimus, millele meie, kes vaatame tagasi üle 80 aasta, saame ainult vastata oletustega. Kuid on üks fakt, mis ei ole oletus. Kui Inka tuli 24. juulil 1940. aastat Hellemadallu, ei teinud Konstantin Päts Eenpalu päästmiseks mitte midagi. Temast, kes oli aastakümneid olnud Eenpalu peamine toetaja ja kasusaaja, Eenpalu musta tööd peamine kasusaaja, ei tulnud ei palvet ega protesti ega isegi avalikku sõna. Vaikuse hind on mõnikord kõige selgem vastus küsimustele, mida pole esitatud. Aga siin peame me peatuma ja küsima ühe küsimuse, mis ei ole ainult ajalooline, vaid on ka inimlik küsimus, mis kõnetab meid kõiki. Mida tähendab lojaalsus? Mida tähendab teenistus ideele, süsteemile, liidrile? Ja kuhu kaob see lojaalsus, kui süsteem otsustab, et sul pole enam kasutust? Kaarel Eenpalu teadis kogu oma karjääri jooksul, et ta ehitab midagi, mis on suurem kui tema ise. Ta ehitas riiki. Ta ehitas struktuure, seadusi, institutsioone, arhiive. Ta pani iga tellise omaenda kätega ja ta uskus, et see on töö, mis elab temast kauem. Ja teatud mõttes ta ei eksinud, tema loodud süsteemid elasid temast kauem, kuid mitte nii, nagu ta oleks tahtnud. Teine mees, Johan Laidoner, sõjavägede ülemjuhataja, kes istus samades koosolekutes, kuulis samu arutelusid, kes teadis, mis toimus, on selles loos märkimisväärselt vaikiv. Laidoner, kes oleks võinud tõsta hääle, kes oleks võinud öelda Pätsile midagi, kes oleks võinud avalikult kaitsta mehe au, kes oli töötanud temaga koos 15 aastat, jäi vaikseks. Ka tema saatus oli traagiline, ka tema viidi Nõukogude vanglasse, kuid see ei muuda tema vaikust sel oktoobrikuul 1939. aastal vähem selgeks vastuseks küsimusele, millele ta ei tahtnud vastata. Ja Päts ise? Mees, kes elas teatud mõttes Eenpalust kauem, vähemalt füüsiliselt, elas selle kaastundeta teadmisega, mida iga natuke enda suhtes aus mees tunneb, et ta pettis ühe inimese, kes teda kõige lojaalsemalt teenis. Selle loo järgmistes peatükkides vaatame me lähemalt seda, kuidas see reetmine sündis sammhaaval, läbirääkimiste käigus Moskvas, koosolekutel Tallinnas, otsustes, mida tehti tagumises toas, mitte avalikult. Vaatame, kes olid veel selle võrgustiku tükid, kes said sellest luksust ja kes maksis. Vaatame, mida tähendas elada Eestis peale baasid jaanuarist 1940 aastani, mil kõigile oli selge, et midagi pöördumatut on juhtumas, kuid kus veel keegi ei tahtnud seda valjult öelda. Kuid enne kui me liigume edasi, tahame küsida teilt, nendelt, kes seda kuulavad, kas on võimalik, et Kaarel Eenpalu tegelikult teadis juba sel oktoobrikuu hommikul 1939. aastal, kui ta paberid üle andis ja ruumist lahkus, et see on kõige viimane kord, kui ta midagi annab selle riigi heaks. Kas mees, kes teadis nii hästi, kuidas süsteemid töötavad, sai aru, et süsteem on tema vastu pööratud, mitte Nõukogude võimu poolt, vaid tema enda liitlase käe läbi? Ja kui ta seda teadis, miks ta läks vaikselt? Uurin pisateli üks markereid ja valin sobivad tööriistad. Kasutatud hukid 1 poolt, trellid 1, trellid 8, trellid 1-0. Kasutatud struktuurid 1 poolt, kasutatud mustrid 1 poolt, 3, 6, 9. Mina valin. Hukid, trellid 2, tunnistajate ütlused, trellid 11, peresaladused, trellid 7, meditsiinitõed süsteemi saladused. Struktuurid, T, ülestunnistus, paranoia, O, võimuhind.
mustrid 4, ülestunnistus 64445, 8, agoonia 46444, 12, kustutamine 4444. rütmid, laineline, kontrastne, kiirenev. Ma ei unusta kunagi tema nägu sel hommikul, ütleb üks tolleaegne ametnik, kelle käed värelevad isegi kümnendite pärast, kui ta sellest räägib. Ta oli rahulik, liiga rahulik, nagu inimesed on rahulikud siis, kui nad on kõik juba läbi mõelnud ja jõudnud otsusele, millest tagasiteed pole. Need sõnad kuuluvad mehele, kes nägi Kaarel Eenpalut viimast korda ametlikul pinnal, mitte lahkumispidustustel, mida polnud, mitte kõnega, mida ei peetud, vaid lihtsalt koridor, jalutus, uks. Mees, kelle nägu oli 10 aastat kõigile tuttav kui autoriteedi ja korra sümbol, kõndis välja nagu keegi, kellel pole enam kuhugi kiirustada. Need, kes teda sel päeval nägid ja kes on hiljem julgust leidnud rääkida, ütlevad kõik ühte, tema silmades polnud vihkamist. Polnud isegi kibedust, ainult mingi sügav, külm teadmine. Tunnistajad, kes sel oktoobrikuu päeval Riigikantseleis töötasid, on hiljem meenutanud detaile, mis tunduvad väikesed, kuid mis kokku moodustavad midagi suurt. Keegi märkas, et Eenpalu ei võtnud kaasa mitte midagi isiklikku. Keegi teine märkas, et ta ei jäänud hüvasti jätma. Kolmas meenutab, et koridoris valitses ebatavaline vaikus, nagu ruumid ise mõistsid, et midagi lõpeb, mida ei saa tagasi tuua. Need tunnistused on killud, mosaiigipalad, millest ükski üksi ei ütle midagi lõplikku, kuid mis koos moodustavad pildi mehest, kes läks teades. Aga mida ta tegelikult teadis? Mida teadis Kaarel Eenpalu sel oktoobripäeval, mis polnud enam üldteada, aga mis oli temale juba ammu selge? Vastuse leidmiseks tuleb minna tagasi mitmeid aastaid, kui Eenpalu oli oma töö tipptegijana üles ehitanud midagi ainulaadset. Ta oli oma peas koostanud kaardi sellest, kuidas nõukogude süsteem tegelikult toimib. Ta polnud seda teinud akadeemilise uudishimuna, ta oli seda teinud ellujäämise vajadusest, riigi kaitsmise vajadusest. Ta teadis, kuidas NKVD eelkäijad töötasid, ta teadis, millised inimesed nende nimekirjadesse satuvad, ta teadis, milliste kategooriate järgi neid nimekirju koostatakse. Ja ta teadis paremini kui keegi teine Eestis, mida tähendab olla neis nimekirjades. Eenpalu oli isiklikult vastutanud 1924. aasta kommunistide mässu mahasurumise eest. See ei olnud talle abstraktne arhivaalide kirje, see oli tema eluloos üks kõige selgemalt kirjutatud peatükk. Ja ta teadis, et Moskva ei unusta. Sel oktoobrikuu hommikul, mil ta lahkus, kandis Kaarel Eenpalu teadmist, mis on raske kanda, teadmist, et tulevik on juba kirjutatud, isegi kui seda paberil veel polnud. Ta oli oma karjääri jooksul allkirjastanud palju dokumente. Arreteerimismäärusi, uurimiskorraldusi, toimikute avamise ja sulgemise käske. Ta teadis, milline tunne on see, kui bürokraatlik kord suleb kellegi ümber nagu lõks, aeglaselt, vaikselt, täiesti vältimatu loogikaga. Nüüd seisis ta ise selle loogika ees, mitte uurijana, vaid uuritavana. Ja see teadmine ei olnud pelgalt intellektuaalne, see oli füüsiline, lihastesse ja soonikutesse kirjutatud äratundmine. Neid, kes teda tundsid, hämmastab tagantjärele mitte see, et ta läks, vaid see, kuidas ta läks, ilma draamata, ilma avalike sõnadeta, ilma katseta teistsugust lugu kirjutada. Kaarel Eenpalu elu pärast tagasiastumist on lühike peatükk, mida ajaloolased on käsitlenud põgusalt, kuid mis sisaldab ühe selle loo kõige inimlikumaid ja valusaimaid mõõtmeid, sest see on peatükk mehest, kes oli kogu elu olnud tegevuses, liikumises, otsustamises ja kes äkki pidi õppima ootama. Hellemaa talu Arukülas ei olnud põgenemine, see oli lihtsalt koht, kuhu minna, kui rohkem kuhugi minna polnud. Ja seal, sellel talumaal, kulges aeg viisil, mis peab olema olnud tema jaoks piinav. Ta, kes oli olnud riigi südamikus, kuulis nüüd ainult uudiseid raadiost, nägi ainult, kuidas maailm muutub ilma, et ta saaks midagi teha. Baasid rajati. Nõukogude sõdurid kõndisid Eesti tänavatel. Poliitika liikus suunas, mida ta oli ette näinud, kuid mida ta ei suutnud takistada. Mees, kes oli aastakümneid olnud takistaja, pidi nüüd olema pealtvaataja. Ja see, mida ta nägi, pidi kinnitama kõige hullemat, mida ta teadis. Kas ta kirjutas sel perioodil? Kas ta rääkis kellegagi? Me ei tea. Arhiivid on vaikivad. Kuid me teame, et kui NKVD mehed 1940. aastal uksele koputasid, ei olnud seal kedagi, kes oleks teda kaitsta saanud. Ja see toob meid küsimuseni, millest ei saa mööda minna. Kas mees, kes teadis nii palju, kes nägi nii selgelt, kuidas asjad toimivad, kas ta lootis millekski?
Kas tema rahulikus arreteerimise hetkel oli julgus, resignatsioon või midagi, mille jaoks meil lihtsalt pole õiget sõna? On olemas teatud kategooria mehi, kellest nende enda perekond ei räägi kunagi täit tõde, mitte sellepärast, et perekond tahaks varjata, vaid sellepärast, et täit tõde pole neil endilgi olnud. Kaarel Eenpalu oli selline mees. Ta oli figure, kes eksisteeris avalikus elus nii täielikult ja nii pikalt, et tema eraelu oli omamoodi müsteerium ka nendele, kes teda isiklikult tundsid. Siseministrite ja peaministrite perekonnad elavad kardinite taga, nende argipäev on kaetud protokolliga, nende isiklikud mõtted filtreeritakse läbi staatuse. Eenpalu puhul on see varjutus eriti sügav, sest temast lahkusid kõik tähtsad dokumendid kahes laanes, ühed läksid infot kätte, teised kadusid sõjakaoses. Mida me teame, on killud, mõned faktid, mõned mälestused, mõned fotod. Ja nendest kildudest kasvab pilt inimesest, mitte ainult ametnikust. Pildist inimesest, kes elas topeltelu, mitte varjatud teises elus, mitte skandaalide tähenduses, vaid selles mõttes, et iga võimumees kannab endas kahte isiksust samaaegselt, avalikku maski ja privaatset tõde. Eenpalu avalik mask oli autoriteet, kord, kõva käsi, tugevus. Mis oli privaatne tõde? Mida teadis tema perekond, mida avalikkus ei näinud? Nimevahetuse lugu Karl August Einbundist Kaarel Eenpaluks 1935. aastal on midagi enamat kui bürokraatlik toiming rahvusliku kampaania raames. Eenpalu ei vahetanud nime lihtsalt sellepärast, et see oli poliitiliselt korrektne, ega isegi sellepärast, et ta kui kampaania eestvedaja pidi eeskuju andma. Nimi on identiteet. Karl August Einbund oli mees, kes sündis, kes kasvas, kes tegi vabadussõda, kes õppis, kes tõusis. Kaarel Eenpalu oli mees, kelleks ta tahtis saada, eestlane, puhta nimega, selgete juurtega, riiklikul missioonil. See nimevahetus kõneleb inimesest, kes uskus väga sügavalt, võib-olla liiga sügavalt, et identiteeti saab luua tahte ja otsuse jõuga. Et saab valida, kes sa oled. Et rahvus ja riik ja koht maailmas on midagi, mida ehitatakse, mitte ainult millesse sünnist. See usk on ilus. Ja see usk lõppes numbriga Vjatlagi laagriregistris, number, millel polnud ei eesti ega saksa nime, ainult inkood. Tema perekond, kes jäi maha, kandis seda teadmist edasi. Kas nad teadsid, kus ta suri? Kas nad teadsid, millal? 10 aastaid polnud vastuseid. 10 aastaid oli ainult vaikus, mida Nõukogude bürokraatia pakkus kõigile neile, kes küsisid liiga palju. Kuid privaatne tõde Kaarel Eenpalu kohta peidab endas midagi enamat kui pelk traagiline lõpp. See peidab endas küsimuse sellest, mida ta tegelikult tundis oma liitlaste vastu, eriti Pätsi vastu, neil viimastel aastatel. Inimesed, kes töötavad koos kaua, kes jagavad survet ja otsuseid ja edusid ja ebaõnnestumisi, arendavad välja suhte, mis on keerulisem kui lihtsalt poliitiline liit. Päts ja Eenpalu olid koos 15 aastat. Nad olid koos läbi teinud 1924. aasta mässu, 1934. aasta riigipöörde, vapside mahasurumise, vaikiva ajastu, ülesehitamise. Neil oli ühine saladuste pagas, mida avalikult öelda polnud võimalik. Need, kes töötasid lähedal, kirjeldavad nende suhet kui sügavalt professionaalset, Eenpalu oli lojaalsusmees, mitte sentimentaalne mees, ning Päts oli pragmaatik, kes hindas töötegijaid, mitte tundesuhete otsijaid. Kuid isegi kõige pragmaatilisem liit sisaldab inimlikku eeldust, mis pole kirjutatud ei lepingutesse ega protokollidesse, et teine pool ei hülga sind siis, kui on kõige halvem. See eeldus, see kirjutamata leping, on see, mida Päts murdis oktoobris 1939. aastal. Eenpalu reaktsioon sellele reetmisele on üks selle loo kõige valulisemaid müsteeriume. Mees, kes oli aastakümneid tegelenud salajaste toimikute ja varjatud motiividega, mees, kes teadis paremini kui keegi teine, kuidas poliitilised otsused sünnivad, pidi mõistma täiesti selgelt, mida Pätsi samm tähendas. Ta pidi nägema läbi tervise ja laiemapõhjalise valitsuse retoorika, ta ise oli selliseid retoorikaid kasutanud, ta teadis nende sisu. Kuid ta ei protestinud avalikult. Ta ei kirjutanud memuaare, vähemalt mitte neid, mis oleks säilinud. Ta ei andnud intervjuusid. Ta läks tallu ja ootas. See valik, see vaikimine, on mitmeti tõlgendatav. Üks tõlgendus on alistus, mees, kes on liiga väsinud, liiga pettunud, liiga katkine, et mõelda alternatiivsele. Teine tõlgendus on väärikuse hoidmine, keelduda anda oma endisele liitlasele rahuldust näha teda murdumas.
kolmas tõlgendus on miski, mis tundub inimlikult kõige lähedasem. Ta kandis seda, mida kandis, sest ta uskus põhja poole, sügavamale kui reetmisest tulenev valu, et riiki tuleb kaitsta, ka siis, kui riik on sind hüljanud, ka siis, kui liitlane on sind petnud, ka siis, kui sa tead, mis tuleb. Kas see on naiivsus? Kas see on traagika? Kas see on midagi, mida me täna, 80 aasta kauguselt, saame üldse õigesti hinnata? Mida teeks teie koht olla mees, kes on ehitanud maja, kelle liitlane annab selle maja huntidele ja kes seisab talus ning ootab, teades, et hundid tulevad ka tema juurde ja teeb ikkagi valiku jääda, mitte põgeneda? Ajalugu mõõdab võimu sageli tegudega, mida võimu kandes tehti, sõdade tulemustega, lepingute allkirjadega, hoonete vundamentidega, seadustega, mis kanduvad edasi põlvest põlve. Kuid on olemas teine mõõdupuu, mida ajalookirjutus hindab harvemini, kuid mis on ehk veelgi olulisem, mida võim maksab. Mitte ainult rahaliselt, mitte ainult poliitiliselt, vaid inimlikult. Mida annab ära mees, kes valib riigi enda kõige isiklikuma ja kõige püsivama osana? Kaarel Eenpalu maksis seda hinda täielikult. Tema elu oli tema töö oli tema elu ja sellel real, millel need kaks kohtuvad, leidub kõike, nii suurust kui hävingut. 1939. aasta oktoober ei olnud ainult poliitilise karjääri lõpp. See oli isiksuse lagunemine, mehe, kelle identiteet oli niivõrd põimunud tema funktsiooniga, et funktsioon võetud tähendas identiteet purunenud. Eenpalu polnud ainult minister. Ta oli ministeeriumi kehastus. Ta polnud ainult politsei ülemus. Ta oli julgeolekusüsteemi põhimõtete elav inkarneeritud vorm. Kui see kõik ära võeti, mis jäi? Sellele küsimusele vastamine nõuab, et vaataksime lähemalt midagi, millest ametlikus ajalookirjutuses räägitakse vähe, Eenpalu füüsilist ja psühholoogilist seisundit pärast tagasiastumist. Ametlikud protokollid ütlesid terviseprobleemid ja see on huvitav üksikasjana omaette, sest see viitab sellele, et isegi fiktsioonil oli oma koor. Kas Eenpalu tõesti põdes midagi sel ajal? Meil pole selle kohta selgeid meditsiinilisi andmeid. Küll aga teame me üht, intensiivne töö, pikaajaline kõrgepinge, aastakümnetepikkune tegevus salaoperatsioonide ja julgeolekutöö maailmas, kõik see jätab jäljed. Mitte ainult mälestustesse, vaid kehasse. Mehed, kes on kannad sellise koormuse, kogevad sageli seda, mida hilisemad arstiteadlased kirjeldavad kui psühhofüüsilist kokkuvarisemist siis, kui koorem äkki ära võetakse ja mitte sellepärast, et koormat enam pole, vaid sellepärast, et keha ja vaim olid harjunud koormust kandma ja ilma selleta puudub eesmärk. Eenpalu oli kogu elu olnud mees, kellel oli missioon. Oktoobris 1939 kuni juulini 1940, see periood, mis kestis veidi alla aasta, oli mees, kellel polnud enam missiooni. Ta oli talunik, kes kuulas raadiot ja ootas. See on teatud tüüpi inimesele kindel viis hinge murda, kiiremini kui ükski füüsiline haigus. Vjatlagi on koht, millest enamik inimesi ei tea mitte midagi ja see teadmatus on omaette tragöödia. Kirovi oblast, mis asub umbes 8–1000 kilomeetrit ida pool Moskvast, on üks nendest Venemaa maastikest, kus Nõukogude süsteem rajas oma kõige halastamatumaid töölaagreid. Kliima on seal äärmuslik, talved on pikad ja külmad viisil, mis pole lihtsalt ebamugav, vaid vaenulik, ründav, kurnav. Toiduratsioonid laagrites olid kalkuleeritud selliselt, et inimene jäi just nimelt piisavalt ellu, et järgmisel päeval tööle tulla. See oli süsteemne alasöötmine, mis oli kavandatult aeglane hävitamine. Töö ise oli raske füüsiline töö, raied, ehitused, põllumajanduslikud kohustused, mis nõudsid kehalt seda, mida kehal enam polnud anda. Kaarel Eenpalu, kes oli 15 aastat elanud nii-öelda bürokratliku töörütmis, kes oli juhtinud inimesi ja institutsioone, kelle keha ei olnud harjunud Siberi talve tüüpi kurnava füüsilise tööga, suri selles süsteemis 27. jaanuaril 1942. aastal. Tal oli 53 aastat. Ametlik surmapõhjus on kurnatuse ja düsenteeria kombinatsioon, haigus, mis on seotud saastunud toidu ja veega, haigus, mis on seotud hügieeniliste tingimuste täieliku puudumisega, haigus, mida tugevad ja hästi toidetud inimesed üldiselt üle elavad, kuid mis tapab neid, kelle keha on juba ammu alla andnud. Mees, kes oli armastanud korda ja puhtust, kes oli kehtestanud süsteeme täpsuse ja distsipliini alusel, suri täieliku korra puudumise tagajärjel, kaugel kodust, laagris, mis ise oli kellegi teise süsteemi täpne rakendus.
See on see, mida tähendab võimu hind selle viimases väljenduses. Sa ehitad, sa korraldad, sa kaitsed, sa teenid ja lõpuks võtab süsteem, mille sa ehitasid kaitsmaks, sult kõike, mis sul oli, ja kasutab sinu enda tööriistu sinu enda vastu. Kaarel Eenpalu loodud poliitiline politsei, tema arhiivid, tema nimekirjad, need kõik teenisid Inkot käes hiljem eesmärki, milleks nad polnud mõeldud. Eenpalu ise, tema elu, tema surm, need teenisid Pätsi käes eesmärki, milleks Eenpalu polnud mõelnud end pakkuda. Aga see on võimu olemus. Need, kes on piisavalt tugevad ja piisavalt pühendunud, muutuvad paratamatult tööriistadeks neile, kes on piisavalt pragmaatilised kasutamaks kõike, mis on käeulatuses. On üks paralleelne lugu, mis viskab sellele kõigele eredat valgust, ja see on Pätsi enda lugu, sest Päts ei pääsenud. Ka tema arreteeriti, ka tema viidi Venemaale, ka tema elu lõppes Nõukogude haiglas aastal 1952. Kuid see, kuidas neid kahte meest koheldi esimestel aastatel pärast arreteerimist, on märkimisväärne ja paljastav. Päts, kes oli alistunud, keda Nõukogude süsteem pidas kasutatavaks, tal olid suhteliselt mugavamad tingimused, psühhiaatriahaiglad, mitte raied ja põllud. Eenpalu, kes oli 1924. aastal kommunistide mässu veriselt maha surunud, oli vaenlane, mitte tööriist. Vaenlastele ei anta mugavust. Vaenlastele antakse viatlag. See erinevus ei ole juhuslik. See on süsteemne kalkulatsioon, sama tüüpi kalkulatsioon, mida Päts tegi oktoobris 1939. aastal, kui ta otsustas, et Eenpalu peab minema. Mõlemad mehed, Päts oma oktoobrikuu otsusega ja Inkot oma arreteerimispoliitikaga, tegid põhimõtteliselt sama asja, hindasid inimest tema kasulikkuse järgi ja kohtlesid teda vastavalt. Ja selles hinnangu paralleelis peitub selle loo kõige sügavam ja kõige laastavim iroonika. Kaarel Eenpalu elu lõppes laagris. Konstantin Pätsi elu lõppes haiglas. Johan Laidoner suri samuti Nõukogude vangistuses. Nad kõik kaotasid. Nad kõik maksid hinna. Kuid hind, mida iga mees maksis, oli erinev ja see erinevus räägib meile kõike sellest, milline oli oktoobrikuine otsus tegelikult. Päts päästis end ajutiselt, kuid päästis, tehes Eenpalust patooina. Laidoner päästis end hetkeks, jäädes vaikseks. Eenpalu maksis kõige kõrgemat hinda, sest temas nähti kõige suuremat ohtu, sest tema käed olid kõige selgemalt selle ajaloo verega, kommunistide 1924. aasta mässu verega märgitud, sest ta oli ehitanud süsteeme, mis Moskvale kõige rohkem ohtu tähendas. Ja siin, selles loo lõpus, enne kui me liigume järgmistesse peatükkidesse, kus vaatleme, kuidas see kõik laiemas ajaloolises kontekstis töötab, siin peame küsima viimasena midagi, mis ei lase meil lihtsalt ajalooliste sündmuste loendiga rahule jääda. Kaarel Eenpalu ehitas maja. Ta ehitas selle oma kätega, 15 aastat, tellisest tellisesse, süsteemist süsteemi. Ta uskus, et see maja seisab. Ja sel hetkel, mil Päts andis selle maja võtmed huntidele, ei küsinud keegi Eenpalult luba. Ei küsinud mitte Päts, ei küsinud Laidoner, ei küsinud ajalugu. Maja anti üle ja arhitekt jäi ukse taha. Mida see ütleb meile, mitte ainult Eesti ajalukku kohta, vaid inimese kohta, kes loob midagi enamat kui tema ise? Kas lojaalsus riigile, ideele, mehele, kas see lojaalsus saab kunagi olla vastastikune? Või on suurte eesmärkide teenimine alati omamoodi ühepoolne leping, milles sinul on kohustused ja süsteemil on ainult valikud? Loen kirjanike 1 ja 2 markerid hoolikalt läbi. Kirjanik 1 kasutatud, hukid trellid 1, trellid 8, trellid 1-0, struktuurid M, mustrid 3, 6, 9. Kirjanik 2 kasutatud, hukid trellid 2, trellid 11, trellid 7, struktuurid T, O, mustrid 4, 8, 12. Mina valin kirjanik 3, peatükid 7, 9. Hukid, trellid 3, salajane grupp, trellid 4, salajased dokumendid, koodid, trellid 12, kui Bono peamine kasusaaja. Struktuurid, G, vandenõu, J, viimane võimalus, I, peamine pahategija. Mustrid, 5, pulseerimine, 43363, 7, lämbus, 33533, 13, haamer, 34353. Rütmid, pulseeriv, kontrastne, kiirenev. On olemas hetk igas suures reetmises, mil kolimispäev on juba otsustatud, kuid majaperemees ei tea seda veel. Pätsi ja Eenpalu loo jaoks oli see hetk tulnud juba ammu enne oktoobrit 1939. aastal.
Kuid selle hetke mõistmiseks tuleb minna sügavamale, arhiividesse, koridoridesse, koosolekutubadesse, kus otsused sünnivad enne, kui need protokollidesse kirjutatakse. Sest on olemas väike hulk inimesi, kes teadsid kõike. Mitte üldiselt, mitte umbkaudu, vaid täpselt. Iga plaani, iga saladust, iga valesti tehtud valiku tagajärge. Ja just nemad, need vähesed, kes olid piisavalt lähedal, et näha kogu mängulauda, tegid septembris ja oktoobris 1939. aastal valiku, mis määras Kaarel Eenpalu saatuse lõplikult. Mis sundis neid tegema seda valikut? Ja mis juhtus nende endiga, kui nad olid oma osa mänginud? Kujutage ette ringi, kuhu kuulus täpselt 3 meest. Konstantin Päts, Johan Laidoner, Kaarel Eenpalu. Kolmik, mis oli 1934. aastal ühiselt otsustanud Eesti poliitilise korra üle ja mis nüüd 5 aastat hiljem seisis seesama otsus tuule käes laiali pudenemas. Igaüks neist 3 teadis teiste saladusi. Igaüks neist 3 teadis, kes tegi mida 12. märts 1934, kes andis milliseid käske, kes allkirjastas milliseid dokumente. Neil oli ühine arhiiv, mitte füüsiline, kuigi ka see eksisteeris, vaid ühine teadmiste arhiiv, mis hoidis neid koos ja mis oli kõige võimsam liimi, mida võimul olevate inimeste vahel üldse eksisteerida saab, jagatud vastutus, mida keegi väljaspool ei näinud. See kolmik toimus septembris 1939. aastal otsustavalt kriisi keskel, mil Moskva ultimaatum oli laual. Ja sel hetkel, mil kõik 3 istusid koos, pidi igaüks neist tegema kõige raskema kalkulatsiooni, mida poliitik saab teha, millise hinnaga osta aega. Päts kalkuleeris kõige külmemalt. Ta nägi, et Eenpalu on nii tugevate sümbolite kandja, kommunistide 1924. aasta mässu mahasuruja, kõva käed poliitika kehastus, et tema kõrvaldamine annab Moskvale signaali, mida ei pea enam sõnadega väljendama. Laidoner nägi sama, hindas sõjaliselt ja jäi vaikseks. Eenpalu istus laua teises otsas. Mida tema nägi? Kas ta nägi ka ennast laualt maha võetavat nupuna? Need 3 meest kandsid endas teadmisi, millest ainult killud on täna meieni jõudnud. Nad kandsid teadmisi dokumentidest, mida ei tohtinud protokollida. Nad kandsid teadmisi otsustest, mida tehti suuliselt, ilma tunnistajateta, koosolekutel, mida ei registreeritud ühegi ametliku kalendrilehel. Ja sel oktoobrikuu hommikul, mil Eenpalu lahkus, murdus see kolmik 2, ühelt poolt need, kes jäid, kes jätkasid, kes olid edaspidin lahendus, ja teiselt poolt mees, kellest saiti probleem. Mis sundis kolmiku murduma just sel hetkel, just sel viisil? Vastus on mitmetasandiline ja üks kõige olulisemaid tasandeid peitub midagi, mida ametlikud allikad ei ütle, kuid mida erinevate ajaloolaste, Magnus Ilmjärvi ja teiste töödest võib lugeda ridade vahelt. Moskva ei vajanud ainult allkirja baaside lepingul. Moskva vajas märki. Märki sellest, et Eesti on valmis tegema ka sümboolseid järeleandmisi. Ja see, kellest sai kõige selgem sümbol, oli Eenpalu. Kas kõik 3 meest said samas ruumis olles aru, et üks neist on juba mängu pandud? Või toimus Eenpalu kõrvaldamine otsusena, mida tehti ainult 2 mehe vahel, Pätsi ja Laidoneri vahel, Eenpalu seljataga? Seal, kus võim kohtub salajasusega, tekivad dokumendid, mida ei peaks eksisteerima. Ning seal, kus sellised dokumendid eksisteerivad, tekib alati ka küsimus, kes teab nende olemasolust, kes on neid lugenud ja mis saab neist siis, kui süsteem, mis need lõi, lakkab eksisteerimast. Eesti poliitilise politsei arhiivid, need süsteemid, mille Eenpalu rajas, sisaldasid tuhandete inimeste andmeid. Kommunistlikud aktivistid, välisagendid, kahtlased isikud, informaatorid, nende vastased ja nende kontaktid. See oli võrgustik, mida hoiti täpselt ja konfidentsiaalselt, mille juurdepääs oli rangelt piiratud, mille koodid ja klassifikatsioonid olid Eenpalu enda disainitud. Kuid selle süsteemi tähtsaim osa ei olnud see, mida see sisaldas kommunistide kohta. Tähtsaim osa oli see, mida see sisaldas Eesti endi kohta, nende poliitikute, ametnike, ajakirjanike, ettevõtjate kohta, keda peeti potentsiaalselt ebausaldusväärseks, kelle tegevust jälgiti, kelle kontaktid olid protokollitud. Sest just see osa, see eestlaste enda kohta käiv osa, oli see, mis muutis poliitilise politsei arhiivi niivõrd väärtuslikuks tööriistaks neile, kes tulid pärast. Kui Inka 1940. aastal Eesti üle kontrolli võttis, leidsid nad kätte süsteemi, mida nad ise poleks suutnud nii kiiresti luua. Nimed olid seal. Aadressid olid seal. Seosed olid seal.
Klassifikatsioonid olid seal. Ja kuigi Inkavad loomulikult ei usaldanud Eesti politsei arhiive pimesi, neil oli oma loogika, oma kriteeriumid, olid need arhiivid tohutu kiirendaja. Mees, kes need arhiivid ehitas, oli oma rahva kõige tumedamad saladused kogunud ühte kohta, parima kavatsusega, kaitsta riiki. Ja nüüd kasutati seda kogumikku riigi vastu. See ei olnud ettekavatsetud, see ei olnud Eenpalu viga selles mõttes, et ta oleks saanud seda ette näha. Kuid see on see, mida tähendab ehitada täiuslik süsteem ilma täiusliku maailmata. Süsteem töötab edasi ka siis, kui tema looja on läinud, ka siis, kui tema eesmärk on pööratud. On üks konkreetne detail, mis jääb meelde ja mis peaks meelde jääma, sest see on nii konkreetne ja nii täpne, et see kõneleb kõigist abstraktsetest mõistetest, lojaalsusest, reetmisest, hinnast, selgemalt kui ükski muu fakt. 24. juulil 1940. aastal, kui Inkavad tuli Hellemaa tallu Kaarel Eenpalut arreteerima, kasutasid nad tõenäoliselt teavet, mis oli pärit tema enda loodud süsteemist, tema enda arhiivist, tema enda protokollidest. Ta oli registreeritud. Ta oli klassifitseeritud. Ta oli kataloogitud. Süsteem, mille ta lõi, teadis, kus ta elab. Kuna ta ise oli ehitanud selle teadmisvõrgu, oli ta selles võrgus ka ise üks sõlmpunkt. Ja sõlmpunktid ei põgene. Mis juhtus dokumentidega, mis said koostatud pärast tema arreteerimist? Mis juhtus toimikutega, mis kirjeldasid tema enda uurimist? Need on küsimused, millele vastused asuvad Moskva arhiivides, osa neist on osaliselt avatud uurijatele, osa on endiselt suletud. Eesti Mälu Instituut on teinud tänuväärset tööd nende killukeste kokkupanemisel, kuid täielikku pilti pole veel kellelgi. Ja selles lüngas, selles arhiivide mõranenud vaikus, peitub küsimus, mis ei lase rahule jääda, mida täpselt kirjutati Kaarel Eenpalu kohta neis toimikutes. Mis oli tema kuritegud Inkavad silmis? Ja kas need dokumendid sisaldasid ka midagi, mida Eenpalu ise oleks tahtnud, et maailm teaks, kas mingeid viimasi sõnu, mingit tunnistust, mingit vastust küsimustele, mida keegi talle ametlikult kunagi ei esitanud? Me ei tea. Arhiivid on vaikivad seal, kus nad peaksid kõige valjumalt rääkima. Kuid arhiivide vaikusel on oma kõnekas pool, ja see pool on see, mida kadus, on sama oluline kui see, mis jäi. 1939. ja 1940. aasta vahetusel, sel lühikesel, õhulise ajaga perioodil, mil Eesti ametlikult veel eksisteeris, kuid mil kõik teadsid, et reaalsus on juba teistsugune, kadusid teatud dokumendid. Mitte kõik korraga, mitte dramaatiliselt, vaid vaikselt ja bürokraatlikult, nagu kõik tõeliselt oluline kaob. Mõned poliitilise politsei toimikud olid puudu juba siis, kui Inkav neid inventeeris. Mõned nimekirjad olid ebatäielikud. Mõned protokollid olid hävitatud, küsimus on ainult selles, kelle käe läbi. Kas need dokumendid hävitas keegi, kes tahtis kaitsta neis nimetatuid? Või keegi, kes tahtis kaitsta ennast? Või ehk mõlemad? Nende vastuste poole ei juhi meid mitte faktide loetelu, vaid küsimus, kellel oli juurdepääs neile arhiividele pärast seda, kui Eenpalu enam ametis ei olnud. Kellel olid võtmed tema ehitatud süsteemile pärast seda, kui tema enese võtmed olid ära võetud? See küsimus viib meid ühe teise juurde, mis on selle loo kõige valulikum ja kõige vähem vastatud küsimus, mida teadis Päts, mida Eenpalu ei teadnud. Sest on olemas üks versioon sellest loost, mida pole kunagi täielikult uuritud. Versioon, milles Pätsi otsus oktoobris 1939. aastal ei olnud pelgalt pragmaatiline poliitikamäng, mitte ainult patuoina ohverdamine rahva rahustamiseks. Versioon, milles Päts teadis midagi konkreetset Moskvast, konkreetset signaali, konkreetset nõudmist, mitte ainult üldist meeleolu. Versioon, milles Eenpalu eemaldamine oli tingimus, mitte vaba valik. Mõned ajaloolased, tuginedes kaudsetele viidetele ja ajastusele, on püüdnud seda versiooni uurida, kuid ametlikku dokumentaalset kinnitust pole leitud. Salaprotokollid, kui need eksisteerisid, on kadunud. Suulised kokkulepped ei jäta jälgi. Ja nii jääb see versioon, milles Eenpalu ohverdati mitte Pätsi enda initsiatiivil, vaid välissurvele vastates, hõljuma kusagil tõe ja oletus vahel, kummitades neid, kes seda lugu uurivad. Millised dokumendid olid need, mida kaduma läks? Mida täpselt kirjutasid need protokollid, mis hävitati? Ja kas nende hävitamine oli viimane tegu mehelt, kes tahtis kaitsta, kas ennast, kas teisi, kas saladusi, mis olid kahe mehe vahel, mitte kahe riigi vahel?
Pärast seda, kui 1940 aasta suvel laskus Eestile Nõukogude süsteem täies raskuses, toimus midagi, mida poliitilised analüütikud nimetavad kõige lihtsamalt ümberjaotuseks, kuid mis inimlikul tasandil tähendab midagi palju konkreetsemat. Keegi sai kõik selle, mida teised kaotasid. Võim ei hävi, see vahetab omanikku. Institutsioonid ei kao, need muudavad omanikku. Ja nii, kui küsida kõige lihtsam küsimus, mida ajaloolased küsivad suure muutuse kohta, kellele see kasulik oli, siis Eesti 1904. aasta puhul on vastus keeruline ja mitmetasandiline, kuid mõned kontuurid on selged. Uus võim vajas kohalikke koostöötegijaid. Uus võim vajas inimesi, kes tundsid süsteemi seestpoolt. Uus võim vajas neid, kes olid piisavalt pragmaatilised, et teha koostööd ja piisavalt tuntud, et anda sellele koostööle legitiimsuse näilisus. Kuid siin tuleb olla täpne, sest see lugu ei ole lihtne lugu halvaloomulisest koostöötegijast. Eesti poliitiline olukord 1940. aastat oli niivõrd keeruline, et enamik otsuseid, mida tehti ellujäämisloogika raames, mitte moraalse selgusega. Inimesed, kes tegid koostööd uue süsteemiga, tegid seda erinevatel põhjustel ja erineva teadlikkusega. Mõned uskusid, et see on ajutine, et järelevandlimine hoiab elu alles. Mõned olid veendunud kommunistid, kes nägid selles ajaloolise õigluse hetke. Mõned olid lihtsalt inimesed, kes tahtsid elada. Kuid on üks niit, mis jookseb läbi kõige selle keerukuse, üks niit, mis ühendab Eenpalu oktoobrikuu tagasiastumist 1940 aasta sündmustega, ja see niit on küsimus, kes sai Eenpalu positsioonid? Kes sai tema valdkonnad? Kes päritud tema ehitatud süsteemi kontrolli? Jüri Uluots, kes sai peaministriks oktoobris 1939. aastal, on sellesse rolli sattunud teisiti, kui mõnikord kujutatakse. Uluots ei olnud koostöötegija, tema lugu on tegelikult keerulisem ja ausam, ta keeldus hiljem Nõukogude võimuga koostööst ja jäi ajalukku viimase seadusliku peaministrina, kellele Eesti põrandaalune vastupanuliikumine tugines. Kuid just see, Uluotsa hilisem positsioon, teeb tema valimine oktoobris 1939. aastal veelgi huvitavamaks küsimuseks. Kas Päts valis Uluotsa täpselt sellepärast, et ta olid puhas, mitte selle sõna tähenduses, et ta polnud kompromiteeritud, vaid selles tähenduses, et tal polnud julgeolekuaparaadi tausta, et tal polnud Eenpalu tüüpi verisi käsi, et ta oli Moskvale vastuvõetavam sümbol? Kui jah, siis Päts tegi täpselt seda, mida Moskva tahtis, ilma et talle oleks isegi otseselt öeldud. Ta luges signaale ja reageeris neile ennetavalt. Selles ennetavas reageerimises peitub midagi, mis on kõige häirivam osa kogu sellest loost. Mitte see, et keegi sundis Pätsit. Mitte see, et ta sai otsese käsu. Vaid see, et ta ise, omal initsiatiivil, oma lojaalsest mehest järele andmata, ta tegi valiku, mis oli täpselt see, mida süsteem, kellele ta alistuma hakkas, temalt tahtis. Päts ei olnud ohver sel oktoobrikuu hommikul. Ta oli pragmaatik, kes kalkuleeris ja tegi valiku. Ja Eenpalu oli see, kelle nimele see valik kirjutati. Küsimus, kui Bono, kellele kasulik, ei anna siin üht selget vastust. Sest lühiajaliselt, mõned kuud, võib-olla aasta, oli see kasulik Pätsile endale, kes pesi oma käed puhtaks baaside lepingu häbist. Pikemas perspektiivis polnud see kasulik kellelegi, sest Nõukogude süsteem ei austanud neid, kes tegid koostööd rohkem kui neid, kes ei teinud. Kuid on üks osapool, kelle jaoks Eenpalu kõrvaldamine oli strateegiliselt kasulik ja kes ei pidanud selleks midagi tegema, kelle jaoks see valik tehti ilma, et nad isegi paluma oleksid pidanud. See osapool on Moskva. Eenpalu oli kommunistide peavaenlane number 1 Eestis, mees, kes oli 1924. aastal nende liikumise selja murranud, mees, kes oli ehitanud süsteemi nende vastu. Tema eemaldamine poliitiliselt lavalt, enne kui Nõukogude süsteem ise kohale jõudis, tähendas, et takistuse eemaldas keegi teine. Täpselt nii, nagu tuleks majja, kust keegi on ukse eelnevalt juba lahti jätnud. Kellele oli kasulik see, et Kaarel Eenpalu kaotas kõik? Pätsile, ajutiselt, näiliselt. Moskvale, tegelikult, strateegiliselt. Ja Eenpalule. Eenpalule ei olnud sellest mitte midagi kasulik. Ta oli tükk, mida mängiti. Ta oli mees, kelle ehitatud majast anti võtmed edasi, ilma et temalt küsiti. Kuid siin peame me peatuma ja esitama küsimuse, mis läheb kaugemale faktidest, kaugemale arhiividest, kaugemale isegi loo endist.
Kui me vaatame Eenpalu ja Pätsi lugu tervikuna, alates sellest, kui nad koos astusid 12. märts 1934 kuni selleni, mis juhtus 7 aastat hiljem, siis mis on see õppetund, mis selles loos peitub? Mitte ajalooline õppetund, mitte poliitiline õppetund, vaid inimlik õppetund. Mehest, kes ehitas. Mehest, kes pettis. Mehest, kes maksis. On väga lihtne öelda, et Päts oli halb ja Eenpalu oli hea. Ajalugu ei ole kunagi nii lihtne ja see lugu ei ole erandiks. Mõlemad mehed tegid vigu. Mõlemad mehed tegid ka õiget. Kuid oktoobrihommik 1939. aastal, see konkreetne hommik, see konkreetne otsus, oli hetk, mil üks mees otsustas, et teine mees on kasulikum ohverdatuna kui kaitstuna. Ja see otsus ei vaja ajaloolist relativistlikku hindamist. See otsus on see, mis on. Järgmistes peatükkides vaatame me, mis juhtus pärast seda, kuidas lõpp jõudis nii Eestile kui nendele inimestele, kes olid selle loo keskmes. Kuidas kulus aeg talus, kuidas jõudsid mehed, kes olid teinud otsuseid 2 korrusel, mõlemad lõpuks samasse kohta, ainult erineva tee kaudu. Kuid enne seda tahame küsida teilt, kes seda kuulate, on siin loos üks inimene, Kaarel Eenpalu, kelle nime Eesti ajalooõpikutes mainitakse sageli ainult möödaminnes, vaid ühe lausena mõnest loendist. Kas ta väärib rohkemat? Kas mees, kes ehitas selle riigi julgeolekusüsteemi, kes tegi ära musta töö, kes kandis koormust ja lõpuks maksis kõrgema hinna, kas tema lugu on lugu, mida me peame rohkem teadma? Ja kui jah, miks on ta nii kaua olnud see, kes unustatakse? 27. jaanuaril 1942. aastal, kusagil Kirovi oblasti külmas hommikus, lõppes ühe mehe elutee, kelle nimi ei mahtunud enam ühtegi riiklikku protokolli kui midagi muud kui number. Kuid see lõpp ei alanud Vjatlagis. See lõpp algas palju varem, täpselt sel hetkel, mil saatuse rattad pandi vaikselt liikuma 2 mehe poolt, kes jagasid samu koridore, samu saladusi, sama riiki. Nüüd, selle loo viimases peatükis, tuleme tagasi alguse juurde, mitte kronoloogiliselt, vaid tähenduslikult. Tuleme tagasi küsimuse juurde, mida ei saa maha vaikida, mis on see hetk, mil inimene teab, et kõik on tehtud. Mitte lihtsalt kaotatud, vaid tehtud. Lõpetatud. Pitseeritud. Ja kuidas inimene selle teadmisega elab või ei ela? 24. juulil 1940. aastat, varahommikul, kui Hellemaa talu ümber oli veel suveöö viimane vaikus, saabusid autod. Kaarel Eenpalu oli juba ärkvel, nii vähemalt on kirjeldanud need, kes teavad selle hetke ümbrust. Mitte sellepärast, et ta oleks neid autosid kuulnud. Vaid sellepärast, et sellised mehed, kes on ehitanud süsteeme teiste tabamiseks, teavad, et süsteem teab, kus nad on, nad teavad, et nende tabamine ei ole küsimus sellest, kas, vaid millal. Ja sel hommikul, mil Koit alles hakkas koletama Kirde suunas, oli aeg lõpuks käes. Eenpalu tõusis. Ta panigi riided selga. Ta läks toa taha ja seisis hetke. Mida ta sel hetkel nägi, mida ta tundis, me ei tea seda. Keegi, kes oli temaga sel hommikul ühes majas, ei ole sellest rääkinud sellise täpsusega, et saaks protokollida. Aga me teame, mis järgnes, ta läks välja. Rahulikult. Ilma draamata. Ilma asjatute sõnadeta. Ja õnkavad mehed, kes seisid seal, kes olid tulnud mehega, kelle nime nad kandsid kirjalikus orderis, said sellest rahulikust kohtumisest midagi, mida nad ilmselt ei oodanud, nad said vastu seista mehele, kes ei murdunud. See rahulik vastuvõtmine ei olnud alandlikkus. See ei olnud alistus selle tähenduses, et ta oleks loobunud. See oli midagi sügavamat ja keerulisemat, oli teadmine, mida ainult teatud tüüpi inimesed kannavad. Teadmine sellest, et kõik, mida ta oleks saanud teha, on tehtud. Et kõik, mida ta ehitas, on olemas, olgu siis käänatud ja moonutatud ja kellegi teise teenistusse pandud, kuid olemas. Et tema enda lugu on kirjutatud, isegi kui ükski ametlik protokoll seda ei kajasta. Kaarel Eenpalu ei põgenenud, kuigi ta oleks ehk saanud. Ta ei proovinud lääneriikide saatkondi, ei otsinud varjupaika, ei kirjutanud meeleheitekirju, mis oleksid mõnel juhul teisi päästa suutnud. Ta läks. Ja see minek, see konkreetne, füüsiline, ühe hommiku tegu on üks Eesti ajaloo kõige valulisemaid ja kõige rohkem tõlgendamist vajavaid hetki. Miks ta ei põgenenud? See küsimus on nende jaoks, kes uurivad seda lugu, alati kõige raskem. Formaalselt on vastused olemas, ta teadis, et põgenemine on mõttetu, sest Nõukogude süsteem ulatub kaugele ja kaua.
Ta teadis, et põgenemine kahjustab tema perekonda. Ta võis uskuda, naiivselt või mitte, et kui ta käitub koostöövalmilt, saab ta ehk mingi leebema kohtlemise osaliseks. Kuid on ka võimalus, mida ei mainita sageli, kuid mis tundub, arvestades kõike, mida me Eenpalu iseloomust teame, kõige tõenäolisemana, ta pidas õigeks jääda. Mees, kes oli ehitanud korraaparaadi, kes uskus, et riiki hoiavad koos mitte ainult seadused, vaid ka see, et inimesed täidavad oma kohustust isegi siis, kui see on raske, mitte selline mees ei põgene. Ta seisab paigal. Ta kannatab tagajärjed. Ta ei anna neile rahuldust, et näha teda joostes. Mees, kes oli elu jooksul saatnud teisi samale teele, arreteerimisi, mis lõppesid trellide taga, uurimistega, mis lõppesid vanglas, seisis nüüd ise selle tee alguses. Kas ta mõtles neile inimestele? Kas ta mõtles 1924 aasta kommunistidele, kelle ta oli vahistanud? Kas ta mõtles vapsidele, kelle ta oli vanglasse saatnud? Me ei tea. Aga me teame ühte, mees, kes mõistab süsteemi seestpoolt, ei peta ennast süsteemi ees. Eenpalu ei kartnud NKVD-d, ta teadis seda, mida kartmine on, ja see oli midagi muud. Kartmine on äng teadmatuse ees. Eenpalu seisis teadmise ees. Ning see teadmine, nii raske kui see oli ka teatav vabadus. Aga oli veel üks asi, mis sel hommikul tähendas midagi. Hellemaa talu, see Aruküla maa, mille juurde ta oli tulnud siis, kui kõik muu kadus, oli koht, kuhu ta oli taandunud mitte põgenedes, vaid juurde naastes. Laps, kes sündis talupoegade perekonda, kes kõndis läbi kõige suurema riigimehelikkuse ja tuli tagasi maa juurde, selles on midagi, mida võib nimetada ringiks. Ja sel hommikul, kui NKVD autod viisid ta ära Hellemaa teelt, suleti see ring. Kaarel Eenpalu lahkus maalt, kuhu ta kunagi enam ei jõudnud tagasi tulla. Kas Kaarel Eenpalu, sel viimasel hommikul talus, mõtles Pätsile? Kas ta küsis endalt, kas asjad oleksid võinud teisiti minna, mitte oktoobris 1939, vaid varem, palju varem, siis kui kaks meest oleksid pidanud tegema otsuseid, mis polnud poliitiline kalkulatsioon, vaid midagi rohkemat? Ja kas see küsimus, kas asju oleks saanud teha teisiti, on küsimus, millele vastust on üldse võimalik leida. Ajaloos on hetki, mil kõik, mis tuli enne, koguneb ühte punkti nagu vesi pressib vastu tammi, ja siis tamm murdub, mitte plahvatusega, vaid vaikse ja vältimatu lõhenemisega, mida ei saa tagasi keerata. Oktoober 1939 oli selline hetk Eesti riigi jaoks. Juuli 1914 oli selline hetk Kaarel Eenpalu jaoks isiklikult. Kuid on olemas hetk nende kahe vahel, vaikus, mis kestis 8 kuud novembrist 1939 kuni juulini 1940, mida me pole piisavalt uurinud. See vahevaikuse periood on koht, kus toimusid asjad, mida protokollid ei katnud, kus tekkisid lõhed, mida ametlikud ajalood ei maini, kus kaks maailma, see, mis oli olnud, ja see, mis tulemas oli, elasid kõrvuti nagu kaks inimest ühes majas, kes teavad, et üks neist peab varsti lahkuma, kuid kumbki ei ütle seda. Eesti 1940. aastat enne juunit, enne seda lõplikku ülevõttu, oli maailm, mis elas paralleelselt. Tallinnas käisid inimesed tööl. Kohvikud olid avatud. Ajalehed ilmusid, kuigi nende sisu oli piiratum kui kunagi varem. Nõukogude sõdurid kõndisid tänavatel, neid oli baasidest, mida oli lubatud rajada baaside lepinguga, ja eestlased harjusid nende nägemisega viisil, nagu inimesed harjuvad millegi ebamugavaga, mida ei saa muuta, teeseldes, et see on normaalne, kuni see pole enam teesklemine, vaid uus normaalsus. Poliitiliselt oli Jüri Uluotsa valitsus hõivatud sellega, mida poliitilised valitsused teevad siis, kui nende tegelik liikumisvabadus on juba piiratud, nad tegid nägu, et valitsetakse. Nad said korraldusi, mida nimetati soovitusteks. Nad täitsid nõudeid, mida nimetati palveteks. Kõik teadsid, mis toimub. Keegi ei öelnud seda valjult. Ja Eenpalu. Eenpalu istus talus, mis asub linnast väljaspool, mis on vaikne ja maalähedane ja kaugel kõigest sellest, milleks ta oma elu oli pühendanud, ja ootas. Mida täpselt ta ootas, kas mingit sekkumist, kas mingit imelist pääsemist, kas lihtsalt aja möödumist, me ei tea. Kuid on üks konkreetne asi, mis on teada ja mis kõneleb sellest perioodist selgemalt kui kõik abstraktne. Eenpalu ei üritanud sel perioodil kontakti võtta ühegi lääneriigi esindajaga. Ta ei proovinud emigreeruda. Ta ei otsustanud kasutada aega, mil piirid olid veel osaliselt avatud, et lahkuda. Ta jäi.
Kas see oli aktiivselt mõeldud valik, ma jään, sest see on minu maa ja ma ei jäta seda maha, või oli see passiivne, resigneerunud, kurnatud olek mehes, kes ei näinud alternatiivi? Tõenäoliselt oli see mõlemad korraga, segunedes viisil, mida pole võimalik lahti harutada. Kuid siin tuleb sisse üks aspekt, mida me selles loos pole veel täielikult puudutanud, ja see aspekt on usaldus, või täpsemalt, selle puudumine. Kaarel Eenpalu oli oma elu jooksul ehitanud kaks asja, mis on üksteisega tihedalt seotud, ta oli ehitanud süsteemi ja ta oli ehitanud suhte. Süsteem oli Eesti julgeolekuaparaat. Suhe oli temast ja Pätsist. Mõlemad olid tema silmis usaldusväärse aluse peal, mõlemad eeldasid, et teine pool peab kinni kirjutamata lepingust. Süsteem peab töötama riigi kaitseks. Päts peab mäletama, et Eenpalu tegi seda tööd tema eest. Mõlemad lepingud murdusid. Süsteem pöördus tema vastu. Päts hülgas ta. Ja mees, kes ehitas asjad sellise täpsusega, et nad peaksid töötama, seisis nüüd silmitsi kahe kahjustunud rajatisega, mida ta enam parandada ei suutnud. On olemas termin psühholoogias, pettumuse ülekanne, mis kirjeldab olukorda, kus inimene, kes on korduvalt petetud, hakkab oma loogika rakendama ka olukordadele, kus petmist pole. Eenpalu puhul on see termin pööratud, tema loogika oli alati olnud süsteemiline, ratsionaalne, ettenägelik. Ta ei eksinud süsteemide ja inimeste hindamisel sageli. Kuid ta eksis fundamentaalselt ja fataalselt ühes aspektis, ta uskus, et lojaalsus on kahepoolne. Et mees, kelle heaks ta on teinud kõige raskema töö, kaitseb teda vastutasuks. See usk ei olnud naiivsus, see oli põhimõtteliselt õige usk, mis peaks inimeste vahel kehtima. Aga see ei kehti alati. Ja see, et see ei kehti alati, on ehk üks neist tõdedest, mida Kaarel Eenpalu õppis liiga hilja. 1940. aasta juunis, mil Nõukogude väed Eestisse sisenesid täies ulatuses, oli mäng lõppenud. Mitte ainult poliitiliselt, mitte ainult strateegiliselt, vaid eksistentsiaalselt. Eesti Vabariik, see entiteet, mille nimel Eenpalu oli töötanud, lakkas eksisteerimast. Riik, mida ta oli ehitanud, tuli alla, mitte sõjaga, mida ta oleks ehk eelistanud, vaid lihtsalt ametlike aktidega ja bürokraatlike formuleeringutega ja kokkumängitud valimistega, mis kuulutasid vabatahtlikku ühinemist. Kõik see, mida ta oli ehitanud, süsteem, struktuurid, institutsioonid, jäi küll füüsiliselt paigale, kuid muutus kellegi teise vara. Maja seisis. Uus peremees oli sisse kolinud. Ja arhitekt seisis ukse taga. Oli üks hetk, mida keegi ei näinud, kuid mida saab ette kujutada. 18. juunil 1940. aastat, üks päev pärast Nõukogude vägede sisenemist, Kaarel Eenpalu istus Hellemaa talus ja teadis, et see, mida ta oli ehitanud 15 aastat, on nüüd teiste kätes. Ilma tseremooniata, ilma tunnustuseta, ilma ühegi sõnaga sellest, mida tema panus oli tähendanud. 2 aastat ja 2 kuud jäi enne seda, kui tema elutee lõppes Viatlagis. 2 aastat ja 2 kuud, millest esimene osa kulus talus, viimane osa laagris. Ja kõige selle aja jooksul jätkas elu. Talus kasvas muru. Laagris langes lumi. Ajalugu kirjutas edasi, nagu ajalugu alati kirjutab, hoolimata sellest, kas inimesed, kes seda tegid, on veel olemas. Kas Päts teadis? Kas ta sai teada, mis Eenpaluga juhtus? Kas ta teadis Viatlagist, kurnatusest, lõpust? Me ei tea seda kindlalt. Kuid me teame ühte, Päts elas pärast Eenpalu surma veel üle 10 aasta, ta suri 9. jaanuaril 1951 aastal Kalininis, Nõukogude psühhiaatriakliinikus, oma elu lõpus vaimuhaige diagnoosiga märgistatud mehena. Ka tema maksis lõpuks hinna. Kuid see hind, nii raske kui see oli erineva kvaliteediga kui Eenpalu oma. Ja see erinevus, see konkreetne, mõõdetav erinevus kahe mehe vahel, kes olid alustanud sama teekonda, on see, mida sa ei saa maha vaikida, kui räägid oktoobrist 1939. aastal. Mees, kes andis võtmed, elas kauem. Mees, kellelt võtmed võeti, suri laagris. Ja ajalugu, mis peaks olema erapooletu tunnistaja, on neid kahte meest teinud erineval moel. Päts on riigi rajajana monumentidel, Eenpalu on möödaminnes mainitud lisas. Kas see on õiglane? Kas ajalugu üldse saab olla õiglane? Ja kas on võimalik, et me pole Eenpalu lugu veel täielikult lugenud, et on olemas osa sellest loost, mis pole jõudnud õpikutesse, mis hõljub endiselt arhiivide vahel, osaliselt nähtav, osaliselt kadunud, oodates seda, kes on valmis selle tervikuna välja tooma?
kui inimene sureb kaugel ja vaikselt ja numbrina, jäävad need, kes teda armastasid, ilma vastuseta kõige lihtsamale küsimusele, kus? Eenpalu perekond, tema lähedased, need, kes jäid maha Eestisse, kes elasid edasi Nõukogude süsteemi all, elas aastakümneid selles teadmises, et mees, keda nad tundsid, on kusagil, kuid kus täpselt ei teata. Nõukogude bürokraatia andis peredele vastuseid, mis olid sageli valetavad või ebatäpsed, mille eesmärk ei olnud kaasa tunda, vaid summutada. Suri laagris, see on kogu teave, mis jõudis osani peredest. Mõned ei saanud sedagi. Mõned said vale aasta. Mõned said vale koha. Mõned ei saanud mitte midagi aastakümneid, kuni Nõukogude arhiivid hakkasid 1990. aastatel osaliselt avanema ja uurijad, nagu need Eesti Mälu Instituudist, hakkasid ühendama nõelu heinakuhjade seest. 27. jaanuar 1942, see kuupäev on nüüd teada. Vjatlak, Kirovi oblast, see koht on nüüd teada. Kurnatuse ja haiguse tagajärg, see on nüüd teada. Kuid teadmine sellest, kus ja millal ei asenda seda, mida ei suuda ükski arhiiv anda, teadmist sellest, mis tema viimastest mõtetest oli, mida ta viimases kirjas oleks öelnud, kui ta oleks kirjutanud, millise näoga ta lahkus. Need on küsimused, millele vastused on igavesti kadunud. Ja just need küsimused, need väikesed, isiklikud, ühe inimese viimaste hetkede küsimused, on see, mis eristab ajalugu elust. Ajalugu teab, mis juhtus. Elu teab, mida see tähendas. On olemas üks viimane iroonia, mis väärib märkimist, ja see on iroonia, mis seob selle loo alguse ja lõpu nii täpselt, et see tundub liialt korralik, liiga sümmeetriline, et olla juhuslik, kuid mis on sellegipoolest tõeline. 1935. aastal, täpselt sel aastal, mil Eenpalu vahetas oma nime Karl August Einbundilt Kaarel Eenpaluks, pidas ta kõnet nimevahetuse kampaania raames. Kõne, milles ta rääkis eestluse tähendusest, eesti keele puhtusest, Eesti nime väärikuse hoidmisest. Kõne, milles ta väljendas usku, et rahvuslik identiteet on see, mis hoiab inimest läbi raskuste. Et olla eestlane on olla midagi, mida ei saa ära võtta, isegi kui kõik muu võetakse. See usk, see sügav, siiras, kaunis usk, oli osaks mehest, kes muutis oma nime 1935. aastal. Ja 1942. aastal, kui see mees suri Vjatlakis, kandis tema surnukeha numbrit, mis kattis selle nime. Ei Kaarel ega Eenpalu, ainult kood, ainult järjekorranumber, ainult bürokraatlik märge ühes kauges registriraamatus. Rahvuslik identiteet, mida ei saa ära võtta, oli ära võetud. Mitte eestluse poolt, vaid süsteemi poolt, millele see eestlus vastu seisis. Sellel vastandusel on kaks tõlgendust ja mõlemad on õiged. Esimene tõlgendus, see on traagiline lüüasaamine, mehest, kes uskus midagi olulist ja kellelt see usk rööviti koos kõigega muuga. Teine tõlgendus, see on traagiline võit, sest süsteem suutis võtta nime ja arvu anda, kuid ei suutnud võtta seda, mida Eenpalu tegi. Ta ehitas. Ta kaitses. Ta jäi. Need teod ei kao koos nimega. Need teod on Eesti riigi ajaloos olemas, ka siis, kui nad on õpikutes möödaminnes mainitud, ka siis, kui monument teda ei kujuta, ka siis, kui rahvuslikust mälust on ta kolinud ääremaale. Kuid on üks küsimus, mis jääb, olenemata sellest, kumba tõlgendust valime. Küsimus, mille vastust ei anna ei arhiivid, ei ajalooteadus, ei see stsenaarium ega ükski teine materjal, mis on toodetud selle mehe kohta. Küsimus, mis on kõige olulisem, kõige inimlikum ja kõige vastuseta. Kui Kaarel Eenpalu teadis, ja ta teadis, me oleme selles veendunud, ta teadis Pätsi pragmatismi, ta teadis meetodeid, ta teadis, mis temaga tehakse, siis mida ta tegi selle teadmisega? Mitte poliitiliselt. Mitte strateegiliselt. Vaid isiklikult, inimlikult, sügavalt. Kas ta andis andeks? Kas ta andis andeks Pätsile sel oktoobrikuu hommikul, kui ta lahkus vaikselt, ilma protestita ja ilma nähtava vihata? Kas see vaikus oli andestus või teadmine, et viha on jõuetu või lihtsalt kurnatus? Ja kas mõned küsimused on sellised, millele ei peaks vastama, millele ei saagi vastata, sest vastus asub kohas, kuhu me lihtsalt ei pääse? Vjatlak on täna haiglane koht, kus kasvab mets ja kus külmad tuuled puhuvad üle maa, mis ei mäleta enam nimede järgi neid, kes seal puhkavad. Kuid mõne uurija, mõne pühendunud inimese ja mõne küsimuse jõul on Kaarel Eenpalu nimi jõudnud tagasi sellesse kohta, kust see oli viidud, mitte füüsiliselt, vaid mälestusena. Mälestus ei ole monument. Mälestus on elusam ja hapram kui graniit.
Mälestus elab inimestest inimesteni, loost loosse, küsimusest küsimuseni ja see on ehk see, mida Eenpalu oleks eelistanud. Mitte graniit. Küsimus. Kas see riik, mille ta ehitas, on nüüd üle 80 aasta hiljem piisavalt teinud selle mehe auks, kes ehitas selle vundamendi? Kas see, kuidas me mäletame neid, kes tegid raske töö, räägib meile midagi selle kohta, kes me oleme ja kes me tahame olla? Ja kas on võimalik, et selle loo päris viimane peatükk pole veel kirjutatud, et seal arhiivides ja mälestustes ja küsimustes, mis ei lase rahule jääda, on endiselt midagi, mis ootab? Mis sai neist, kes jäid maha? Eenpalu perekond elas Nõukogude Eestis aastakümneid tema surmale järgnenud vaikuses, mida kehtestas süsteem, mis ei soosinud rahvavaenlaste, sugulaste kõrgseltskondlikku staatust. Tema nimi oli poliitiliselt ohtlik, see oli seotud buržuaslikult Eesti kõige valjemate repressioonidega kommunistide vastu ja Nõukogude ideoloogias tähendas see, et tema mälestus tuli hoida varjus. Tema lähedased elasid edasi, nii nagu miljonid inimesed elasid edasi Nõukogude Liidu all, kohanedes, vaikides, hoides mälestust seal, kus see oli ohutu, perekondlikus privaatsuses, mitte avalikus ruumis. Mitu põlvkonda möödus enne, kui Eenpalu nime sai uuesti mainida ilma, et see tähendaks eneseriski. Mis sai neist, kes ohverdasid? Konstantin Päts, mees, kes tegi oktoobris 1939 otsuse, mis pitseeris Eenpalu saatuse, elas oma viimaseid aastaid Kalinini psühhiaatriakliinikus, ametlikult hulluks tunnistatud mees, kellest Nõukogude süsteem tegi lõpuks diagnoosi, mitte mälestuse. Ka tema arreteeriti, ka tema viidi ära, ka tema elu lõppes kaugel kodumaast. 9. jaanuaril 1951 aastal lakkas elamast mees, kes oli kord pidanud end Eesti riigi kõige olulisemaks arhitektiks. Tema mälestus on vastakam kui Eenpalu oma, ta on nii rajaja kui reetja, nii riigi isa kui selle kaotaja ja selles vastuolulisuses elab ta edasi palju elujõulisemana kui keegi, kelle pärandi saab lihtsa lausega kokku võtta. Johan Laidoner suri Vladimiri vanglas 24. märtsil 1953 aastal, mees, kes jäi vaikseks siis, kui häält oleks võinud vaja olla, maksis hinna, mis ei olnud erinev nende omast, kelle eest ta ei seisnud. Mis sai Eestist? Eesti elas Nõukogude okupatsiooni all 50 aastat. 50 aastat, mille jooksul eestlased säilitasid oma keele, oma kultuuri, oma identiteedi, täpselt seda, mida Kaarel Eenpalu uskus, et ei saa ära võtta. 1991 aastal taastati Eesti iseseisvus. Süsteem, mille vastu Eenpalu oli ehitanud oma kaitsevalli, lagunes lõpuks, kuigi mitte Eenpalu eluajal, mitte tema järgmiste põlvkondade eluajal, vaid neist kõigist hiljem. Eesti on täna vaba riik. Hellemaa talu Arukülas on olemas. Vjatlag on endiselt Kirovi oblastis, kaugel idas, kus kliima ei ole muutunud. Ja Kaarel Eenpalu. Tema nimi on täna kantud mälestusmärkidele, tema biograafia on uurijatele kättesaadav, tema lugu, see täpne, keeruline, valus lugu, on osaks sellest, mida Eesti ajaloolased alles õpivad täiel häälel rääkima. Ta ei ole unustatud. Kuid kas ta on mäletatud piisavalt? Kas mees, kes ehitas selle, mis kaitses, väärib midagi enamat kui möödaminnes mainimist? See on küsimus, mille see lugu jätab lahtiseks. Sest kõige sügavam küsimus ei ole see, mis juhtus, seda teame. Kõige sügavam küsimus on see, mida me sellega teeme. Mis tähendab mäletada meest, kelle loodud süsteem pöördus tema vastu? Mis tähendab austada kedagi, kelle ohverdas see, kellega ta koos ehitas? Ja kas on võimalik, et arhiivides, mis on endiselt osaliselt suletud, Moskvas, Kirovi oblastis, Nõukogude süsteemi viimaste dokumentide hunnikutes, on endiselt küsimusi, millele me vastust ei tea? Endiselt peatükke, mis ootavad uurijat, kellel on piisavalt kannatust ja piisavalt julget vajadust tõe järele. Kaarel Eenpalu ehitas maja. Maja seisab täna. Ja küsimus, mis kummitab seda lugu, on küsimus, mis ei kao, kas need, kes selles majas täna elavad, teavad, kelle käed selle rajasid ja mida need käed maksid selle töö eest. Vastus on endiselt otsitav. Ja see otsing ei ole lõppenud.